Tere hommikust, head sõbrad! Käes on teisipäeva varahommik, kell on natuke peale 10. Ja meie oleme tulnud TPD pakkimiskeskusesse. Miks? Sellepärast, et me ju väga hästi teame, et jõulud tulevad ja nendest ei ole pääsu. Ja see tähendab ka seda, et me kõik hakkame pakke ostma ja saatma. Aga kas TPD on üldse selleks kõigeks valmis? Me olemegi siin, et kontrollida. Meie selja taga on siis tõesti üks suur sorteerimise robot. Ma olen kuulnud, et sellised robotid oskavad väga osavalt võtta paki, teab pipp midagi ja lasta otse laadimispunkti niimoodi, et see läheb otse kulleri autosse ja viiakse õigesse pakiautomaati. Meeletu ruum ja seal on ainult üks inimene, kes teeb tööd. TPD on hädas, aga meie oleme siin, et seda kõike parandada. Mehis on ka siin, operatsioonide juht, tere hommikust, jõudsid ka nii vara ilusasti tööle. Jaba on suur. Kontoriinimesed tulevad ühel hetkel alla appi, kui hakkavad neid pakke juurde tulema. Üldiselt kontoriinimesed meil abiks ei käi, et täna on siin inimesi vähe sellepärast, et me logistikaettevõttena oskame oma tööd planeerida. Ma ei usu, et siin ühtegi avariid päevas ei juhtu. Süsteem on piisavalt tark, et aru saada igal ajahetkel, kus iga robot on ja kokku nad omavahel ei põrka. Ma saan aru, et nad peavad oma palga välja teenima läbi kilometraaži. Nad tegelikult kaardistavad lauda selles olguses, et kas kõikide plaatidega on süsteemis ühendus olemas. Nad viivad need siis ilusasti konkreetsetesse sellistesse TPD kotikestesse, ma saan aru, jah? Just, et kui kott saab täis, siis terminali operaatorid viivad need kotid õigesse kohta. Kuller võtab kotid peale, sõidab nendega pakiautomaatide juurde ja võtab sealt pakid välja. Teie saategi teha seda kõige lihtsamat tööd. Võtad liini pealt paki, paned roboti peale. Aga mis see keeruline töö siin majas on? Meil on ka töid, mis nõuavad teadmisi ja kogemusi ja võib-olla ka füüsilist jõudu. Meil ei ole ühtegi neist kolmest. Me oleme praegu siis endiselt veel teisel korrusel. Päris huvitav on näha, et seal all on päriselt inimene ja tegelikult ka pakiautomaadid. Ja kui mul nüüd näiteks näts või telefon siit läbi kukub, siis viiakse roboti peale ja siis see läheb kellegi koju ju. Telefoniga terminalis töökohal rääkida ja tegutseda ei tohi. Ei, aga Robi juba midagi teeb praegu. Kuule, siin hakkas järsku hakkas tulema. Ta võtab paki, paneb roboti peale. Paki peal olev pakisilt sisaldab enda striipkoodi. Striipkoodi sees oleva info põhjal siis robot sõidab õigele aadressi. Kas robotitel on ka pühad ja jõuluaeg, et teete neile mingisuguseid üritusi ka? Meil on plaanis selle aasta viimases kvartalis siis aasta kõige töökam robot välja valida, et siis mõõtes ära selle, et milline robot siis kõige suurema distantsi aasta jooksul ära sõitnud on. Ah, päriselt? Auhinnaks on varuosadeks minek. Anname talle siis ühe vaba päeva, võtta rahulikult. Perega Egiptusesse äkki näiteks. Ma üldse ilma instruktsiooni tahaksin tegema. Kas ma teen õigesti üldse? Kui nad ära lähevad kui juures, siis on õige. Olen nüüd valmis. Oi, need on 3. Vaata, et sa midagi ära ei lõhu. Ei lõhu, ma teen ettevaatlikult. 99% asjadest, mis siin praegu edasi lähevad, on demud. Pakendi sisu kohta meil informatsioon puudub. Kuidas tundub, mis siin võiks olla, Robi? See on päris raske, mingid riided või mingisugune seljakoti materjal nagu oleks. Siin oli praegu marker, mis helendab pimedas. Ja nüüd ongi huvitav jälgida, kuhu see roosa siis pakikene läheb. Teab täpselt, kuhu minna ja viskab pakikese mõnusasti kotti. Huvitav on see, et mitte ühtegi avariid ma ei ole veel näinud. Keegi on businessit hakanud tegema. Midagi juhtus? Ongi nii, olukord järgi. Kes tegi jama? Kas see võis olla nüüd seotud Robi tööga, et ta ei saanud hakkama praegu kõige lihtsam asjaga, mis üldse olemas? Kindlasti praegu seotud on. Üks robot on jäänud seda seisma küll niimoodi, et tema nagu ei oska kuhugi minna. See robot nüüd ootab seda hetke, kus toimuks ära kotivahetuse protsess, et kui te näete, seal põleb üks punane tuli, ta ilmselt tahab sinna sõita, aga ta praegu ei saa, kuna see kott on täis. Kui operaator kotti ära vahetab, siis robot jätkab oma sorteerimist ja läheb selle kotti. Siin on nüüd olukord, kus pakisilt on natukene kortsus selle paki peal. Ja kaamera kohe loo ära, siis tuleb natukene näppudega kaasa aidata ja saab oma teekonda jätkata. See läks praegu koerusse. Robi, ma tahan lihtsalt kiita sind, sa oled suurepärast hakkama saanud ja mul on selline tunne, et mitte ükski pakk ei ole läinud nagu kaotsi. Üks on läinud kaotsi, see istub seal, ootab seda vahetust. Lähme siis päästame ta ära. Vaata, kui suur pakk võrreldes tema kehaga, see on ka, et ta on kindlasti väga väsinud juba. Siin on laser, mis siis... Kes tegi? Ongi nagu poekaupa, et siin on need Tartu täherimis, kui keegi paki saadab, siis... Robot siia kotti ta sorteerib ja... Aga selle koti võtab siit inimene ära ja... Ja selle võtab inimene ära. See pakk ootab Tartu Raatluse ärikeskusesse. Vaatamegi, kus see täpselt asub. Jõgeva. Raatluse, Ülenurme. Näe, siia tahab ta tulla ja see on punane ja ma olen lahendanud probleemi. Sul on vaja detektiivi nagu mind siia vahepeal. Vaatame nüüd, me päästame selle paki, ma ütlen. Ja hakkaski tulema. Tule siia.
ja ma ütlen, sõbrad, ükski demupakk ei jää Tartu Raaduse keskusse tulemata. ja kas teine tuleb kohe juurde või? Näe, Sa siin on päästsid terve mitu ettevõtte. pakki. Põhimõtteliselt ma olen kogu Raatuse demupakid ära päästnud. Ei tea, kas mõni pakikene veel ootab. Nii. Mingisugune heli käis. Mul on selline tunne, et me peame hakkama programmeerima. See on püha kraal siin, jah? iga paki sorteerimise teekond saab siit alguse. Mõelda vaid, siin on miljonite eurode väärtuses Hiina raha. Arvestades Hiina oma, siis ma arvan 17 eurot. Meie läheme nüüd Peetri keskusse, Peetri Selverisse, viime sinna TPD pakid ära. Kokku on üle Eesti 328 sihtkohta. Meie valisime 2, mis meile kõige lähemal on. Peetri keskuse kott ongi täis saanud ja siit tundub, et see punane joon annab siin märku, et rohkem ei ole pakke vaja. Kui ma nüüd teen sellise lükke, siis äkki tuleb mõni pakk juurde veel, sellepärast, et siin on ruumi küll. Näh! Ai! Noh! Ai! Vaba! Nüüd on käes. Mille järgi tunneb ära ühe hea kulleri? Väga hea suhtleja, lisaks sellele on ta efektiivne ja pakub ka hea tarnekindlusega teenust. Arvestades, kui palju pakke inimesed tellivad kodudesse, siis hakkavad juba inimesel ka püsikliendid tekkima. Vähemalt minu kodus on küll olnud niimoodi, et ühte sama kullerit näen ma juba päris mitmendat korda. Kompupoiss, TPD, sildik on rinna peal. Enda kodus? No mitte kodus, aga kodu ukse peal. Siis, kui sa lähed koju pärast pikka tööpäeva. Minul väga palju pakke tellitud pole, aga kodus naine tellib küll väga palju. Ja tuleb ju kõne. Tere, Maarja, ma olen 5 pärast ukse taga. Ja Maarja helistabki otse niimoodi, jah? Ja kas seal on peal kirjas kuller, jah? See on TPD kuller, jah. TPD kuller on kirjas. Väga huvitav olukord praegu. Tere, Jaan! Tervitus! Kas elektribussiga on kuidagi nagu teistmoodi kaupa kohal vedada kui bensiini või diisliga? Ta on mugavam. Elektriga sul ei ole niisugust, et sa sõidad ja pead käike vahetama. Sul on lihtsalt üks käik ja lihtsalt niisugune rahulikum sõitmine. Meie saame sulle meeletult palju abi pakkuda täna. Sa esitad täisarve, aga tegelikult teed 3 korda vähem tööd. Mulle sobib väga hästi. Väga hästi. Täpselt sama on teinud Robi näiteks juba 10 aastat meiega koos Piretiga teles olla. Valetad? Ma olen teinud vähem kui kolmandiku. Lähme siis. Mis on? Ma tuleks ka ikka peale. See tuleb ka. Jüri keskele. Oi, kui mõnus siin on. No Jaan, hüppa peale, let's go! No lähme. Nii, kui kaua me üldse sõita saame elektriga? Meil siin on hetkel 366 kilomeetrit ees. Ära sa ütle! Jumal hoidnud. Kaubi kohta ikka väga palju. Jumal peaaegu et Tartusse tagasi. No jumal, Duo Christmas. Radio Duo Christmas. Näe, kes see oli? Nii. Vaata jõulumeeleolu! Tööd veel nii palju pole nagu jõulude ajal, aga juba hakkab tulema. Kõigepealt on meil vaja skanneerida. 37 tükki, 36 juurde. 50 veel juurde. Oota, kas sa pead kõik need ära viima, jah? Kõik tuleb ära viia. Ükshaaval pane automaati. Täpselt. Kas siit läheb nüüd see teade ka, et kui ma lähen TPD trackingu lehele, siis tuleb teada, et kuller on su paki peale korjanud ja on teel. Nüüd, kui me välja sõidame, siis me veel kinnitame ära ka. Ja siis on kõigile näha, et me oleme need pakid kaasa võtnud. Samal ajal, kui sa lihtsalt venitad ja venitad, kas ma lähen lükkan sisse selle? Jah, võid täitsa sisse lükata. Ma võtan ka samal ajal ühe koti, see on ju ka sama raske oma 4 pakiga. Sa ootad siis ka kongis, jah? Kui ma välja tulen, mul on uued naigid ostud. Jaan, kuule, lihtsalt mõtlesime, et küsime, et mis sa arvad, kas oleks ju väga hea idee, kui Robi näiteks ise sõidaks? Mina arvan, et see ei ole hea tee. Las ikka mina sõidan seekord. No nii, täpselt nii lihtne see ongi. Auto võib võita teile. Ja, meil on praegu niisugune suur loosimine, et tuleb kas 10 pakki tellida või saata, vahet ei ole, kuni aasta lõpuni on aega ja võib võita endale uue auto. Me ju praegu pakime ja registreerime ära ka 10 pakki. Ja, te saate ka osa võtta. Me saame osa võtta. Kuule, too välja pakikesed. Peetri keskus. Palun, sinu kott. Miks sa mul kõige raskem andsid? Kes tahab olla kange mees esimene olla? Suure töö tegija. Ma teen selle oma kotti kiirelt ära. Keegi on tellinud endale kängad. Ma panen ühe M-i. Ja, selle väga hästi M-i. Nägid? Paned sisse ja uks kinni. Kuulge, aga mehed, ma ütlen ausalt. Oota, mis asja on kõik või? Minu kott on tehtud. No me jagame kuule, see on üks veel siin. Üks on veel, vabandust. Kas või mahub sessi või? Kui sa ei ole kindel, saadki vaadata niimoodi järgi. No nii, katse number 2. Kuule, aga Jaan, kõike toredat. Tänan ka sind, Robi, oli suurepärane päev. Siin niikuinii üks inimene saab korraga teha, et siin, mis ühesõnaga. Ja täpselt siin ta on, palun. Hakkab tulema, hakkab looma. Hops. 20-ga, jah.
nii, paned. kuidas läheb? Läheb hästi siin, natukene veel panna, enamus töö on tehtud juba. Saad sa inimestelt pahandada ka, et pakid ju õigeks ajaks kohale või? Mõned inimesed arvavad, et kui praegu tellivad, 5 minuti pärast on käes. Ja lihtsalt jama on see, et kui sul sellised töötajad nagu Robi näiteks, siis ilmselgelt asjad venivad, on ju. Et ma usun, et ka temast saab asja kunagi. No ma varsti olen poole peal. Jaan, juba Jaan, äkki sa saad auto võtme anda, ma olen sooja ära. Ja ikka, ära külmeta siin õues. Aga palun. Aitäh sulle. Ei mahu. Kas sa hakkad vaikselt ära vesima? Ma võin üle võtta. Okei. Aitäh. Jaan, ma olen puhkan tõesti natukene. Toid tehtud või? Jaa, tehtud. Sinu poolt korras, jah? Minu poolt korras. Võime minna edasi. Jaan ei tule praegu või? Ei, ma arvan, et ta praegu veel teeb. Jaan teeb veel? Jah. But the fire is so delightful. Since we got no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Hea päev!